Tere! Mina olen Kellu ja mõnikord tuleb krõpsuisu. Ja kui krõpsuisu tuleb, siis võiks olla seal mingi tipikaste kõrval. Ja täna räägime Eesti parim kaste 2019 märgiga pärjatud tipikastmest ja see on soola, kurgi ja küüslauguga. Ja põhjus, miks see on lahti, on sellepärast, et ma proovisin seda esimest korda Eesti Vabariigi aastapäeva eelõhtul. Tegin sellest siukse, ta oli osa niukestest mõnusatest näksidest, mida võiks kaasa võtta näiteks viimase hetke küllaminemisel või endale ise laua peale panemisel oma pere jaoks. Ja võt, näed, siukene. Ja ma pean kohe ütlema, et see meeldis mulle väga. Ja ta on selline, kahjuks kaamerast väga nagu lähedalt ei näe, aga siin sees on siuksed mõnusad soola, kurgi, värsked ja siis natukene küüslaugu tükikesin, et ta natukene happukoorene, väga siukse lihtsa mõnusa maitsega, siin ei ole lisaineid, õudseid lisaineid ei ole, mis nagu teeks maitse tooks esile või ma ei tea, tekitaks organismis, ma ei tea, mis asju on ju, sellepärast see sai valitudki siukene. Ja nüüd ma maitsen seda uuesti teist korda ja kohe vaatame siis, kuidas ta jääb krõpsudega ja palju ta maksab ja kust teda saab nii edasi. Siin on kirjas, et siin on 2 korda vähem rasva. No, ma arvan siis, kui Alma muudes kastmetes 2 korda rohkem valku, nii tore. Aga siin on võrreldes turul olevate tipikastmetega siuke värk. Ja see koosneb koobiumapasta, hapukoor on ju, soola, kurk, küüslauk, suhkur, sool, tärklist natuke, et oleks paksem. Lõhnamaitseained on. No ma loodan, et nad ei ole kahjulikud. Need ei ole siin kirjas, ei pakendi peal ega siin. Et jah, ma arvan, et lihtsalt siuke ala stiilis Santa Maria maitseainete segu või midagi. Igastes väga mõnus. Nii, ja siis mul 2 krõpsu. Üks on Lazy krõps. See on niisugune tavaline soolatud krõpsukene. Kohe näitan, milline. Niisugune. Ja selle krõpsu juures on nagu hea see, et seal ei ole niisugust nagu spets sisse pandud niisugust maitse ja lõhnajät, mis sunniks sind veel ostma nii edasi, mis kõike nagu võimendaks ja tegelikult oleks nagu ülitehislik, et tekitaks soolavaevusi nii edasi paljudes krõpsudes, kus juures on naatrium vesinikglutamaat või naatriumglutamaat ja siis on seal mõned siuksed ained veel sees. See on nagu hästi mõnus siuke tugevam ahjus küpsetatud krõpsukene ja tal on natukene vähem rasva kui muudes krõpsudes on sees, nii et väga hea valik on see ka. Ja ta selle soola krõpsuga tekitab siuksena nagu meeldiva, värske ja laheda kartulikrõpsu söömise tundeni. Ta sobib tegelikult kindlasti, ma arvan, ka värsketega asjadega, nagu porgandid ja kurgid ja siuksed asjad on ju. Siis mul on siukene krõps, ka hästi äge krõps. See on läätsedest krõps ja see on Estrella oma. Seal on ka vähem rasva, ei ole mingi vastikuid lisaaineid, millest ma enne just rääkisin. Ja see on nüüd natukene õhulisem, laheda kujuga, vürtsikam. Ja ta sobib nagu siukese krõpsu juurde hästi heaks täienduseks. Nii et seda niimoodi samuti selle tipikastmega süüa on nagu eriti mõnus. Nii et kaks head ideed, millega sellist tipikastet süüa. Väga lahe minu meelest. Väga hästi sobivad kokku. Nii, aga nagu ikka minu videotes, siis me peame seda hindama ka, nii et ma kohe tõmban oma tähtsa märkmiku välja, pastaka ja siis paneme hinde.
kuidas tundub. No nii, tervislikkus. Ma enne natuke tuusaldasin ringi, et mõnedes tipikastmetes, siin on küll nagu Alma omad sattunud praegu, aga enne ma vaatasin Farmi omasid ka ja nii, mõnedes on ikka mõned nagu lisaained sees, mis seal nagu otseselt nagu ei peaks olema, milleta saaks ka, no siin sai on ju. Et mulle meeldib selline suhteliselt nagu lihtne ja hea koostis. Nii et tervislikus mõttes, tootekategooria mõttes ma panastasin talle, no mulle meeldib panna 7 tavaliselt, kui mulle asi nagu meeldib, et igaks juhuks hoida kõrgemad punktid 10 palli süsteemis mingi eriti ägedase jaoks. Nii, paneme tervislikkus 7, siis üldtervislikus mõttes kõigi muude asjadega, kas või krõpsudega võrreldes, siis kas ta nagu, kui hea ta siis on. Ja no kuna ta ei anna nagu, meile nagu kehaliselt väga palju juurde, ta on lihtsalt siuke hea nagu maiustus, siis ma arvan, et 7 punkti võib ära panna. Hind on ta selline mõistlik 1.39. Mis ma panin siia tipiks teile? 1.39 võrreldes teiste tipitopsidega. Farmil oli vist ka sarnased hinnad. Nii et täitsa nagu okei. Ei saa kurta. Turul konkurentsivõimeline. No paneme ka 7. Siis maitse on tal mõnus. Lihtne. See kurk ja küüslauk annavad talle palju juurde. Midagi ei ole üle maitsestatud. Jätad eeslikku muljet, et pigem siuke, et lõikasin kodus kurki, panin küüslauku sisse, topsin hapukoore sisse, umbes selline mulje. Paneme 8. Nii. Ja asja kogu väärtus kastmeteks toitude kõrvale, mitte ainult krõpsude juurde on ju, siis hea lihtne maitse, sobib väga paljud asjadega kokku, hind on okei. Ja värvid ka kenad on ju. No ma arvan, et selle asja väärtus võiks vabalt 7 olla. Aga nüüd arvutame kokku, vaatame, mis ta sai. $7.2 väga normaalne tulemus. Nii et sellise tipikastega võib igal juhul rahul olla. Hästi mõnus. Võiks öelda küll, et eestipärane maitse. Et soola, kurk ja küüslauk lähevad paljude asjadega kokku. Sobib krõpsudega, sobib muude toitude kõrvale. Ja kiidavad siin, et 2 korda vähem rasva, 2,5 korda ja 2 korda rohkem valku. Ja siukene lihtne kastmekene. Nii et hea valik vahepeal söögilaua maitsete rikastamiseks. Aga meie näeme varsti juba jälle uute toredate põnevate maitsetega. Tšau!